Sõda ei käi rindel ainult elavjõu ja tehnika najal. Kulisside taga on ajud. Need on keskused, mis juhivad propagandat ja hoiavad kogu sõjaväge töös. Just seda tähendab Dubna kosmosesidekeskus Venemaa jaoks. Moskva oblastis asuv keskus on oluline sõlmpunkt kõigeks, alates rindel asuvatest juhtimiskeskustest kuni propagandat täis sõnumiteni, mida Kreml paiskab Venemaa ja okupeeritud Ukraina inimeste silmadesse ja kõrvadesse. Dubna on Vene sõjamasina jaoks võtmetähtsusega. Ukraina tegi sellele just lobotoomia. Putin ja tema käsilased on paanikas, kui suits tõuseb ja satelliidisõlm põleb. Kinnituse Ukraina rünnakule andis Ukraina kindralstaap 22 juunil kinnitades, et 21 juunil ja ööl vastu 22 juunit korraldati rünnak Dubna kosmosesidekeskusele. See on Ukraina, kes murrab taas Moskva õhukaitse läbi. Ja seekord tehti seda selleks, et hävitada võtmetähtsusega sihtmärk, mida keegi Kremlis poleks osanud oodata. Telegrami postituses jagas kindralstaap pilti Dubna keskuse kohalt tõusvast paksust mustast suitsusambast ning lisas sõnumi, mis kinnitas Ukraina vägede tegevust. Moskva oblastis asuv Dubna kosmosekommunikatsioonikeskus sai tabamuse. Rajatises on näha ulatuslikku suitsu. Vaenlase kaotusi täpsustatakse, teatas kindralstaap. Kohapeal viibivatelt avatud allikate reporteritelt on saabunud rohkem teavet. Osint Intuit X konto avaldas rohkem pilte rünnakust ning lühikese video, mis näitab tõusvat suitsusammast. Taustal kostab õhutõrje heli, mis üritab peatada Ukraina saadetud relvi. Nad ebaõnnestusid ilmselgelt. Oluline satelliitjaam ei suitseks, kui neil oleks õnnestunud. Ukraina on siin just andnud tugeva löögi nii Venemaa eesliini vägedele kui ka Kremli katsele oma narratiiviga inimeste mõtteid mürgitada. Ja et mõista, miks see nii on, peame Dubna keskust veidi põhjalikumalt uurima. Sellel rajatisel on tegelikult üsna huvitav ajalugu ja kunagi ammu täitis see suhteliselt süütut eesmärki. United24 meedia sõnul peetakse Dubnat üheks Venemaa suurimaks satelliittelepordiks, mis on maapealsed keskused, mida kasutatakse satelliitide ühendamiseks maismaa sidevõrkudega. Põhimõtteliselt on neid keskusi vaja selleks, et satelliittelevisioon töötaks. Ja just selleks Dubna algselt ehitatigi. 1980 aastal Nõukogude Liidu sideministeeriumi poolt asutatud Dubna ehitati enne Moskva suveolümpiamänge selleks, et edastada mängude otsepilti televisioonijaamadele nii Euroopas kui ka Ameerikas. Siin on kurb iroonia. Olümpiamängud toovad kokku kõigi rahvaste inimesed, et nad saaksid sõbralikus konkurentsis võistelda, ilma poliitika ja vihata. Vähemalt on see mängude vaim, isegi kui see alati nii ei lähe. Dubna oleks võinud ja pidanud olema vahend, mida Venemaa saaks kasutada ühtsuse ja parema suhtluse edendamiseks. Aga nagu paljude asjadega Venemaal, eriti pärast Vladimir Putini tõusu, on seda moonutatud, et teenida sõjalisi eesmärke. See moonutus algas varsti pärast olümpiamängude lõppu, kuigi tol ajal polnud see tingimata halb asi. Kui Nõukogude Liit sisenes oma eksistentsi viimasesse kümnendisse, kasutas Kreml Dubnat turvaliste sidekanalite loomiseks mitme lääne suurriigiga. Läbirääkimisi oleks toetanud see satelliidisõlm ning see võis mängida olulist rolli ka selles, et postsovetlik Venemaa sai luua suhteid teiste suurriikidega. Aja jooksul on see sõlm kasvanud suuremaks. Alguses oli seal paar suurt antenni, nüüd on Dubnas üle 20 erineva suurusega antenni, mida kasutatakse suure osa Venemaa 300-liikmelise satelliidivõrgu jälgimiseks, telemeetria ja juhtimistoimingute jaoks. See tohutu suurus tähendab, et Dubnat kasutab paratamatult ka Venemaa sõjavägi. Ja seda me täna näemegi. Kuigi Dubnat haldab Venemaa satelliitsiideettevõte, mis on näiliselt tsiviilfirma, kasutab Dubnat Venemaa sõjavägi. See on seotud nii Venemaa strateegilise luure kui ka riigikaitsevõrkudega. Okupatsioonialal Ukrainas on just sellised keskused nagu Dubna need, mis võimandavad paljudel Venemaa juhtimise kontrollkeskustel tegutseda. See satelliidikeskus mängib võtmerolli, võimaldades Venemaal kasutada droone ja elektroonilise sõjapidamise ehk e-deplavee-süsteeme. Ja see teeb kõike seda, täites samal ajal oma algset eesmärki, tagada, et telejaamad saaksid edastada võimalikult paljudele inimestele. Ainult et nüüd on need ülekanded läbi põimunud Kremlile omase propagandaga. Ja neid saadetakse inimesteni üle kogu Venemaa ja okupeeritud Ukraina. Kõik see muudab Dubna Venemaa jaoks kaheotstarbeliseks rajatiseks ning see tegi sellest Ukraina jaoks seadusliku sõjalise sihtmärgi. Nüüd tõuseb suits Venemaa satelliitjaamast. Kahju täielikku ulatust alles hinnatakse, nagu Ukraina kindralstaap märkis. Me ei tea, kui palju ohvreid see rünnak põhjustas, kui üldse. Me ei tea ka täpselt, mida Ukraina on suutnud satelliidikeskusest tabada. See võib olla 1 või 2 antenni või ka kogu jaama elektrisüsteem.
aja jooksul tuleb Ukrainalt veelgi rohkem. Siiski on Venemaa olnud selle viimase rünnaku suhtes üllatavalt häälekas. Reuters teatab, et Vene uudisteagentuur TASS on avaldanud üllatavalt palju teavet, arvestades, et tegu on riikliku meediateenistusega, mis tavaliselt püüab Ukraina rünnakutest võimalikult vähe rääkida. TASS teatas, et Dubna sattus Ukraina relvajõudude massiivse droonirünnaku alla. Samuti väitis TASS, et televisiooniteenused ei olnud selle rünnaku tõttu häiritud. Kuid kui tõsi see tegelikult on, arvestades allikat, on igaühe enda arvata. TASS väidab ka, et Ukraina rünnakus ei saanud keskuse töötajad vigastada. Nii et Venemaa käitub, nagu Dubnas oleks kõik tavapärane. Aga suitsutõus, mis näitavad pildid ja videod, räägivad hoopis teist lugu. Dubnat tabati ja see tähendab, et seda võib uuesti tabada. Kui olete meie Ukraina rünnakute raportitega kursis olnud, siis teate, et siin on teatud muster mängus. Ukraina ründab harva ainult ühte sihtmärki. Kui Ukraina droonid lendavad, suunduvad need sihtmärkide poole üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel ning just nii juhtus ka 21. juunist 22. juunini. Nagu News Sky märgib, ründasid Ukraina väed samal ajal, kui droonid suundusid Dubna poole ka mitmeid logistika- ja droonikeskusi. Zaporižžja piirkonnas ründasid Ukraina droonid maanteesilda Vasõlivka lähedal, olles osa jätkuvast kampaaniast Krimmi isoleerimiseks. Selle silla liiklus on peatatud. Selle rünnakuga kaasnes löök Port Kavkasi vastu, mis asub Venemaa Krasnodari piirkonnas. Ukraina tabas 2 parvlaeva, mida mõlemad kasutati varustuse ja sõjatehnika vedamiseks. Jällegi oli Krimm lõppeesmärk. Need rünnakud viiakse läbi Kertši väina sõlmpunktide vastu, mida Venemaa sageli kasutab Kertši silla vältimiseks, et viia varustust Krimmi ja sealt välja. Lisaks sellele sihtis Ukraina ka droonide juhtimispunkte, droonioperaatorite väljaõppeala ning mitmeid juhtimis- ja vaatluspunkte okupeeritud aladel ja Venemaa Belgorodi piirkonnas. Viimaseid kasutatakse Venemaa rünnakute koordineerimiseks Ukraina Sumõ ja Harkivi piirkondade vastu, teatab News Sky. Nii et 21. juuni oli Ukraina jaoks tegus päev. Aga nii muljetavaldavad, kui kõik need teised rünnakud ka olid, eriti need, mis jätkavad Krimmi isoleerimise kampaaniat, on just Dubna see, mis kõik pealkirjad endale haarab. Aga nüüd lähtume eeldusest, et Ukraina on teinud Dubnale piisavat kahju, et see on suletud, isegi kui vaid ajutiselt. See viib meid ilmselge küsimuseni. Mida see kõik Ukraina sõja jaoks tähendab? Enne kui sellele küsimusele vastame, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui teile meie kanal meeldib, siis kindlasti vajutage tellimise nuppu. Postitame selliseid videoid iga päev. Nüüd räägime sellest, mida Dubna tabamine tähendab nii Ukrainale kui ka Venemaale. Alustame sõnumist, mille Ukraina just saatis. Dubna satelliidikeskus asub Moskva oblastis. See peaks olema puutumatu. Õhukaitsesüsteemidega ümbritsetud, nagu kõik muu Moskvas, ja 100 kilomeetrite kaugusel rindejoonest peaks Dubna olema selline sihtmärk, mida droon ei suudaks miljoni aasta jooksulgi tabada. Vähemalt nii arvas Putin, kui ta alustas oma täiemahulist sissetungi. 2022 aasta veebruaris ja tol ajal oli Putinil õigus. Ukrainal polnud vahendeid, mida sellise rünnaku läbiviimiseks vaja oleks olnud. Aga nüüd on aasta 2026 ja Ukrainal on mitte ainult vajalikud vahendid olemas, vaid ta on ka näidanud, et suudab järjepidevalt tabada Moskvat ning Vene õhutõrje ei saa selle vastu suurt midagi teha. Dubna rünnak põhjustas palju kaost, lisaks sellele, et Venemaa satelliidikeskuses tõusis suitsu. Ukraina uus hääl teatab, et Venemaa raskustes linnapea Sergei Sobjanin väidab, et Venemaa õhutõrje tulistas rünnaku ajal alla peaaegu 80 drooni ning rünnak põhjustas kokku 367 lennu tühistamise või hilinemise Moskva erinevates lennujaamades. Me ütleme raskustes, sest Sobjanin on viimasel ajal pidanud liiga palju rääkima Ukraina droonidest ja liiga vähe nautima oma elu Putini käsilasena. Dubna rünnak oli vaid viimane näide mitmest korrast, kus Ukraina droonid on tabanud Moskva oblastit. Vähem kui nädal enne seda, ööl vastu 17. juunit 18. juuniks, tabasid Ukraina droonid Moskva peamist naftarafineerimistehast Kapotnjat, mida Vene võimud nimetasid viimase 2 aasta suurimaks rünnakuks selles piirkonnas. Rünnak oli tõhus, Kapotnja põles ja moskvalased kurtsid, et nende peale sadas musta õlivihma. Venemaa väidab muidugi, et sellist vihma ei olnud, kuid kui vaadata rünnaku kaadreid, kus naftapaak sõna otseses mõttes õhku lendab, ilmselt seetõttu, et Vene õhutõrjerakett tabas seda, siis on raske Ukraina rünnaku mõju eitada. Õlivihmu või mitte, Ukraina saatis 17. juunil Moskvasse sõnumi, mida ta kordas 21. juunil. Moskva ei ole lihtsalt ulatuses. See on aktiivne sihtmärk. Ja see on üks Dubna rünnaku peamisi eesmärke. Sõltumata sellest, kui palju kahju Venemaa rajatistele tehti, kasutab Ukraina neid rünnakuid selleks, et anda Moskva lastele teada.
Putin ei suuda nende territooriumi kaitsta. Kõige paremini kaitstud oblast kogu Venemaal on saanud nädalaga 2 tugevat lööki ja kahju on tehtud. Psühholoogiliselt on see Venemaa jaoks laastav. Propaganda ei saa teeselda, et kõik on korras, kui Moskva elanikud näevad suitsu tõusmas naftatöötlemistehastest ja satelliidikeskustest. See suits näitab neile, et kogu Ukraina jutt relvadest, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 3000 kilomeetri kaugusel, ei ole lihtsalt tühi kõne. See on väga reaalne ja Ukraina tõestab seda pidevalt. Rääkides propagandast, tuleme mõne minuti pärast tagasi selle juurde, mida Dubna rünnak selles osas tähendada võiks. Kõigepealt tuleb arvestada selle rünnaku sõjaliste tagajärgedega. Juhtimispunktid, droonikeskused ja elektroonilise sõjapidamise süsteemid. Kõik need sõltuvad Dubna täisvõimsusel töötamisest, mis tähendab, et selle satelliidikeskuse kaotus võib avaldada Venemaa vägedele okupeeritud aladel ja Ukraina rindel laastavat mõju. Pea meeles, mida me varem Dubna paljude kasutusvõimaluste kohta mainisime. Pärast olümpiamänge kasutas Venemaa seda satelliiti turvaliste sidekanalite avamiseks teiste riikidega. On õiglane eeldada, et Ukraina sees asuvad juhtimise kontrollkeskused kasutavad sarnaseid kanaleid. Eriti nüüd, kui Dubna on kasvanud nii suureks, nagu ta on. Turvalise side kaotamine on Venemaa jaoks halb. Sama kehtib ka Dubna poolt pakutava andmekogumise võime kaotamise kohta. Juhtimis- ja kontrollkeskus on sisuliselt rajatis, mida sõjavägi kasutab kriitiliste süsteemide jälgimiseks, analüüsimiseks ja haldamiseks, mis tähendab, et igaüks neist toimib keskse asukohana. Sellest kohast saavad komandörid juhtida vägesid ja koordineerida rünnakuid rindel. Selleks peab side olema krüpteeritud, et vaenlane ei saaks sõnumeid pealt kuulata, ning andmevoog juhtimis- ja kontrollkeskusesse peab olema katkematu, et komandöril oleks parim võimalik ülevaade lahinguväljast. Kui Dubna rivist välja langeb, mis võib pärast korduvaid rünnakuid juhtuda, nüüd kui Ukraina on tõestanud, et suudab satelliidisõlme tabada, siis tekib Vene vägedes täielik kaos. Eesliini rünnakud kannataksid kõige rohkem ja see tooks vältimatult kaasa rohkem Vene kaotusi sõjas, mis on riigile juba maksnud üle 1,39 miljoni inimese. Siis on veel droonid. Satelliidipõhise side kaotamine Moskva ja Ukraina sees asuvate juhtimispunktide vahel tähendab ka seda, et komandörid ei saa oma drooniüksustele täpseid juhiseid anda, sest nad ei saa korraldusi kätte. On võimalik, et Dubna mängib samuti rolli paljudesse Venemaa ründedroonidesse sisse ehitatud satelliitnavigatsiooni abistamisel. New Sky ütleb, et Dubna on kriitilise tähtsusega mehitamata õhusõidukite juhtimiseks, seega on need mõistlikud oletused. Nii palju, kui on räägitud Ukraina geniaalsest droonistrateegiast Venemaa vastu, ei saa me eirata tõsiasja, et Venemaa kasutab droone väga aktiivselt. Ainult mais tulistas Venemaa Ukraina pihta rekordilised 8150 drooni, mis näitab selle kaugmaa kampaania tohutut mahtu. Ja Moscow Timesi teatel plaanib Venemaa 2026 aastal toota 7,3 miljonit FPV drooni, mis teeb umbes 20 000 ühikut päevas. Ärge eksige, Vene droonid on Ukrainale tõsine oht. Kui Dubna on suletud, isegi ajutiselt, tähendab see leevendust Ukraina sõduritele ja tsiviilisikutele. Vene drooniüksused rindel on sunnitud oma rünnakuid edasi lükkama, eriti kui nad ei saa infot juhtimiskeskustest. Ja Venemaa ründedroonid, mis sõltuvad sihtmärkideni jõudmisel satelliitnavigatsioonist, kas ei saa üldse lennata või on palju lihtsamad õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise abil alla võtta. Ja rääkides elektroonilisest sõjapidamisest, ütleb New Sky, et Dubna on samuti oluline Venemaa jaoks nende süsteemide kasutamisel Ukrainas. Sellised süsteemid töötavad tavaliselt nii, et nad segavad satelliidisignaale, mida vastane süsteem, näiteks droon või rakett, kasutab. Selleks, et see toimiks, vajab Venemaa ligipääsu oma satelliidivõrgule, et saata segamissignaale. Eriti soovib Venemaa kasutada allalingi segamist, mida West Pointi Modern War Institute kirjeldab kui satelliidisignaali häirimist selle teel vastuvõtjale. Eeldatavasti, kui New Skyl on õigus, võimaldab Dubna Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemidel sellist segamist läbi viia. Kui Dubna on maas, siis seda ei juhtu. Ja see tähendab, et eriti Ukraina keskmaadroonid muutuvad palju surmavamaks. Need droonid on juba kaasatud Ukraina logistika halvamise kampaaniasse, mis on loodud selleks, et purustada Venemaa logistikat eesliini tagalas. RBC Ukraini andmetel kinnitas Prantsuse avatud lähtekoodiga luureanalüütik Clément Mollard vähemalt 500 sellist rünnakut ainult Vene veoautode ja transpordivahendite vastu. Ajava Hemikus 1. maist kuni 18. juunini, kusjuures kõik need kinnitati videomaterjaliga. Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemide kaotus tähendab, et selliseid rünnakuid toimub veelgi rohkem, mis kõik aitab kaasa Ukraina lõppeesmärkidele Krimmi isoleerimisel ja rindele varustuse häirimisel. Kõik see näitab meile, et Dubna oli Ukrainale selgeks sõjaliseks sihtmärgiks. Aga nüüd keskendume millelegi veidi salakavalamale.
võite mäletada, et mainisime, et Dubna on Venemaa riiklikult kontrollitava televisiooni jaoks oluline satelliidisõlm. see muudab selle sisuliselt Kremli propaganda kaudseks levitajaks kogu Venemaal. Riiklikult kontrollitav televisioon eksisteerib selleks, et kontrollida narratiivi, vähemalt Putini silmis. Oleme näinud selle tõendeid Venemaal juba enne, kui Putin presidendiks sai. Näiteks 1993 aasta riigipöördekatse Venemaal viis verise võitluseni kontrolli pärast Ostankino telekeskuses asuva Kanal 1 jaama üle, mis on Moskva televisioonikeskus. Need, kes siis riigipööret üritasid, teadsid seda, mida Putin nüüd teab. Eetris olevate kanalite kontrollimine tähendab mõtete kontrollimist. Marlboroughi kolledži avaldatud raporti kohaselt vaatab keskmine venelane umbes 4 tundi televiisorit päevas. Ning Putin on seda fakti ära kasutanud, et kasutada Venemaa riigitelevisiooni sõja normaliseerimiseks oma riigis. See pole sugugi üllatav. Me kõik teame, et desinformatsioon on üks tähtsamaid relvi Kremlis. Kuid palju murettekitavam Ukraina jaoks on see, et Venemaa propagandast tulvil saateid edastatakse okupeeritud aladele. See on toimunud juba sõja esimestest kuudest alates. 2022 aasta detsembris avaldas BBC jälgimisanalüüs, et Venemaa oli kas püüdnud sundida olemasolevaid kanaleid kajastama uudiseid oma versiooni järgi või loonud lihtsalt uusi kanaleid Zaporižžjas ja Hersonis. Venemaa on kasutanud ka TRK Krõmm regionaalset riiklikku meediaettevõtet, mille Venemaa lõi okupeeritud Krimmis, et toota saateid, mida ta pidas sobivaks ka teistele okupeeritud aladele. 2025 aasta juunis teatas Kiev Independent, et Venemaa oli vaid 1 nädalaga eemaldanud okupeeritud aladelt üle 1000 seadme, mis võimaldasid ligipääsu Ukraina televisioonile, eesmärgiga mürgitada info välja veelgi suurema propagandaga. Venemaa on isegi käivitanud telepakette nagu Russki Mir, mis väljaande sõnul sisaldab 20 Kremli kontrolli all olevat riiklikku telekanalit, lisaks 11 meelelahutuskanalit ja 10 regionaalset kanalit Ukraina okupeeritud oblastites. Kõik see näitab meile, et Venemaa ei püüa hävitada ainult Ukraina sõjaväge. Vladimir Putin sihib riigi kultuurilist selgroogu. Kasutades televisiooni, püüab Kreml okupeeritud alasid russifitseerida, paisates sinna nii palju manipuleeritud infot, et need, kes seal veel elavad, hakkavad uskuma Venemaa versiooni sündmustest. Kuid see lähenemine tugineb peamiselt satelliitkanalitele. Igasugune katkestus, nagu juhtus Dubnas, võib nurjata Kremli püüdlused okupeeritud aladel elavate inimeste mõtlemist ümber programmeerida. See võib olla isegi rohkem kui 21 juuni rünnaku sõjalised aspektid, võib olla suurim võit, mille Ukraina Dubnas saavutab. Nüüd, kui Ukraina teab, et ta suudab satelliidisõlme tabada, proovib ta peaaegu kindlasti uuesti. Ja korduvate rünnakutega võime näha palju enamat kui suitsu ja kinnitamata teateid kahjustustest. Võime tõepoolest näha kogu Venemaa propagandavõrgu hävitamist Ukraina sees. Kõike seda öeldes on elektroonilise sõjapidamise süsteemide kaotus Venemaale väga kahjulik. Dubna hävitamine võib need süsteemid kasutuks muuta ja me juba teame, milline mõju võib olla siis, kui Venemaa õhutõrjetehnikad läbi kukuvad. Ukraina rünnak Armjanski ületuskoha vastu, mida Venemaa üritab kasutada Krimmi varustamiseks, näitab meile seda. Mõne minutiga hävitasid Ukraina droonid sellel ületuskohal 50 sõidukit ja elektrooniline sõjapidamine ei suutnud neid peatada. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot ja ärge unustage tellida The Military Show'd, kui soovite näha rohkem sellist kajastust. Ja aitäh vaatamast!